Computer Games Dimensions videologi 31. detsember 2025 ja palju tööd sai tehtud viimased 4 kuud ja eriti, aga ka suvel sai sooloarendust eduka kõvasti ja nüüd septembris liikusime siis töötubadesse, liikusin. Ja üks töötuba on päris mahukas, see oli 10 last regulaarselt, teises oli 6 ja lõpus vähem. Et nüüd uuest aastast on Isti selles väiksemas töötoas võib-olla 3 või 4 last ja Arkujärvel on siis 8-10 jälle. Et mida öelda, eks natuke olen mures mingite teiste asjade pärast nagu uuel aastal, et töötoad kõik see on okei, aga palju on kriisis inimesi ümberringi ja see teeb nagu natuke murelikuks, et kus see vastus nagu on, küsivad inimesi ja minul ei ole nii suurt vastust. Mina teen oma väikest arvutimängude äri, olen sageli arvutis, aga neil on see nüüd. Küsimus on see, et kus see alternatiivne ühiskond on, kus minu ideaalne perfektne suhe. Et minul ei ole neid vastuseid ja mine ütleme nii, et olen tavaline inimene, istun bussis oma mobiilis jälle ja ei lahenda suuri maailmavalulisi probleeme. Et kaon teiste tavakasutajate sekka ära, ütleme nii. Ja eks need töötoad ka on see buum võib-olla läks nagu mööda, et selle käis hästi palju rahvast, ütleme september, oktoober, aga novembri lõpus ta juba nagu hakkas, et 16-st mingi 3 läks ära 2 kooli peale. Et ta on nagu seda ei saa ka lõputult järjest suurendada, et seal mingi piirid ja inimesed lootsid, et see läheb veel suuremaks, et nad saavad minu käest mingi raha, et saavad oma maailmavalulistele küsimustele vastused ja raha minu käest. Et nii see ei läinud, see ta käis haripunktis ära ja nüüd jäi kuhugi sinna haripunktist natuke allapoole püsima, see töötubade värk ja teine projekt, see sooloarendus on, seda ma teen aeglasemalt, olen targem nüüd, et vältida seda läbipõlemist, mis suvel peaaegu oleks tekkinud, kui 2 lapse kõrvalt teed kogu aeg sooloarendust. See on loominguline töö ka, siis võib tekkida see läbipõlemine ja et seda vältida, siis väiksemad eesmärgid, pikem graafik, et tähtaeg edasi lükatud. Ja mina olen õnnelik ja rahul, aga palju on selliseid kurbasid rahulolematud potentsiaalseid kliente, ütleme nii. Ja et jah, pole proovinud turul veel sõita sinna depressioonis inimeste sekka, et ma ise sain depressioonist välja ka osalt tänu ettevõtte loomisele, aga ma pole toodetega ja sinna depressioonis inimeste sekka sõitnud, avastasin, et kliendid on kõik rõõmsameelsed inimesed, et mis see kurbust kirjeldav toode siis võiks olla, mida need ostaksid, et mul kunagi oli depressiooni läbinud ja siis lapse scrollisin, brausisime mingi itch.io'd ja seal, kus on ise tehtud mängude mega suur turg on ja osad tasuta. Ja laps näitis mingi hiigelämblikuga mänge, mis kirjeldab depressiooni ja täitsa lahe oli, mängisin läbi ja sain aru rohkem depressioonist ka, et mingi piirid on ja kuskil lihtsalt on, et sa ei taha teistele vaata käkki keerata. Et see on ka üks motivaator, mis toob sealt depressioonist välja, et see nii sügavale ei taha kammida, et sa hakkad nagu teistele käkki keerama. Et sealt see piir jookseb, seda see mäng ka nagu kirjeldas, et ütleme, keegi on juba mures su pärast, siis ei taha nagu
veel halvemaks, et läheks, et see kuskil seda see mängija kirjeldas, see itch.io, see oli mingi depressioonist mingi mänguga. Et ta lõpuks tuli sealt välja sellest oma depressiooni kabinetist või depressiooni ruumist, sest keegi soovis seda ühendust, et ta proovis nagu ilusa lõpuga teha. Eks see õuduka halb maik jäi nagu juurde, aga ta nagu nüüd õnnelikult lõppes, et need vastused võivad olla tegelikult nagu lihtsamad, mingi lihtne, mingi hea positiivne suhe kellegagi, lapsega või ükskõik kellega, on ju. Et see võib olla sageli lihtsalt mingi lihtne vastus sellele teemale. Ja et mina sinna ja täiskasvanute sekka praegu ei sõida oma toodetega, jah. Aga noh, kripeldab, et noh, paljud on kriisis ja otsib vastust ja mul ei ole mitte mingit vastust neile. Ei ole lihtsalt, ei ole töötanud enne täiskasvanutega ka. Ei ole näinud lastega töötanud. Et jah, hea suund muidugi kuhu vaadata, et mida kurvameelselt täiskasvanud ostaksid minu arvutimängude ettevõtet. Et hea teema, millele mõelda ja kuidas emotsionaalselt tundlik ja sügavat emotsionaalset teoseid siis luua, et see on kindlasti väga hea küsimus, et siiamaani on selline kerge huumor olnud, mis on väga hästi läinud peale inimestele, eriti lastele. Videoloogi lõpetamas 31. detsember 2025 Computer Games, Demon's Sons